Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, rendi. Tervist, Motomelu alustab ja me ei alusta mitte niisama, vaid me alustame siit üliägedast Lamborghini Urus SE mudelist. Aga loomulikult meie saates on ka palju teisi ägedaid teemasid. Mõnusat vaatamist! See siin on 2025. aasta Lamborghini Urus SE ja esimest korda Urus ajaloost on tegemist pistikhübriidiga. Ehk siis selle autoga sa saad sõita nii elektriga kui bensiinimootoriga ja tänu elektrile suudab see vähendada heitmekogust kuni 80%, ilma et jõud või emotsioon kuskile ära kaoks. Urus on alati olnud suur ja jõuline ja nüüd on oma eelkäijatest veelgi sportlikum. 800 hobujõudu, 0-100 spurdiks kulub tal kõigest 3,4 sekundit ja tippkiirust 312 kilomeetrit tunnis. Ehk see on kõige võimsam Urus, mida Lamborghini eales teinud on. Kui istud Urus SE rooli, siis sa saad aru, et Lamborghini on mõelnud igat detaili, nagu justkui oleksid lennuki kokpitis. Kõik need nupud, need sõidurežiimide valikud, need ei ole sellised tavapärased nupud, mida sa oled võib-olla tavalistes autodes harjunud nägema. Uuel Urusel on palju suuremad ekraanid, nii see keskkonsoolis olev ekraan kui ka juhi ees olev. Graafik on palju parem ja mis on äge, on ka selline seade, et kui sul on ringrajale asja, siis sa saad siin oma Urusega kenasti ka ringi aegu mõõta. Siin on 23-tollised väljed, siin on spetsiaalselt Pirelli poolt disainitud rehvid, millega sa saad sõita nii ringrajal, tuleb tahtmine minna off-roadi, kõigeks on see rehv sobilik. Lamborghini sisemuus on hästi läbimõeldud, hästi detailide rohke, näiteks need õmblused on, kõik lähevad sul turvavöödega kokku, kõik on läbimõeldud. Siin on ventileeritavad istmed, loomulikult massaažiistmed, siin on Bang & Olufsen 3D helisüsteem, see muusika, mis siit tuleb, loomulikult ma pean etteruttavalt ütlema, et selle autoga sõites üldjuhul muusikat ei taha kuulata, sest see hääl, mida see auto teeb, on juba muusika eest. Aga kui vahepeal tahad lisaks muusikat kuulata, siis see helisüsteem on tõesti nagu kontserdil. See disain on Urusele ära tuntavalt jäänud samaks, küll on üht-teist siin muutunud. Näiteks on siin Matrix LED esituled, mis on disainitud natukene selle Lamborghini pulli saba järgi. Ehk kui siin on näha seda Lamborghini pulli saba, siis selle tulede disain on täpselt samasugune. Kõige suurem uuendus on aerodünaamika. Parem jahutussüsteem, ehk siis õhuvool liigub paremini ja jahutab ka mootorit paremini. Tagaosas on täiesti uus diffuusor ja spoiler, mis ei ole ainult ilu pärast sinna pandud. Need muudavad auto suurtel kiirustel stabiilsemaks. Aerodünaamikat on täiustatud ka põhja alt, et parandada mootorite ja pidurite jahutust. Kõik selleks, et auto oleks korraga kiirem, jahedam ja palju stabiilsem. Tänu sellele, et Urus on nüüd hübriid, on lisandunud ka uusi sõidurežiime, nii et sa saad kombineerida 11 erinevat sõidurežiimi. Näiteks on EV-režiim, mis on ideaalne just linnasõitudeks, sellepärast et sa saad elektriga sõita peaaegu 60 kilomeetrit. Ja loomulikult EV-režiimis sõidad sa hästi vaikselt, sujuvalt ja palju odavamalt kui näiteks bensiiniga. Siis on olemas veel ka hübriidrežiim, ehk siis see auto teeb ise kõik otsused sinu eest. Ta kasutab elektrit, kui saab ja kui vaja, siis loomulikult V8. Siis on olemas selline režiim nagu recharge, ehk siis ta laeb akut sõidu ajal. Kui sa oled maanteel ja tahad enne linna jõudmist aku täis saada, et seal siis puhtalt elektriga ainult sõita, sest see režiim on selleks ideaalne.
ja loomulikult see kõige-kõigem nendest performance, ehk siis see on see Lamborghini tõeline režiim. Elektri ja V8 koostöö annab sulle kõik 800 hobujõudu kätte. See on kõige teravam, kõige kiirem ja kõige sportlikum režiim. Siin pole mingit ökosõitu, see on puhas emotsioon. Urus SE on auto, kus sa saad tunda seda superauto emotsiooni, aga täiesti sellises igapäevasõidu võtmes. Kui sa nii 350 000 eest endale Uruse jaksad osta, siis ilmselt ka 60 000 eest selline udupeen värv sellele valida pole mingi küsimus. Kui ma kuulsin, et Lamborghini Urus on hübriid, siis ma olin enam kui kindel, et nad rikkusid selle auto ära. Et seda häält enam, mis Lamborghinil muidu on, ei ole. Aga kuulake. Pärast tänast proovisõitu ma saan aru nendest inimestest, kes saavad endale Urust lubada. Ma mõistan, miks need inimesed on endale Uruse ostnud, sest see on paganama äge auto. Järgnevate saadete jooksul jagame teile koos Mobile autokeskusega praktilisi nippe, kuidas oma matkaautot veelgi mugavamaks ehitada. Tere kõigile! Nagu te näete minu taga, 2 pealtnäha samasugust bussi, millest üks maksab peaaegu poole rohkem kui teine. Selle video abil selgitame teile, milliseid praktilisi ning innovaatilisi lahendusi võib leida tänapäeva matkaautodel. Näiteks inimesed, kui otsivad autokuulutuste keskkonnast, panevad oma parameetrid, saavad otsingu tulemused. Otsingu tulemustes on reeglina põhiandmed, mark, mudel, läbisõit, hind, aasta. Ja kui seal üks auto maksab teisest 10, 20, 30% rohkem, siis on üsna tavaline, et seda kallimat ei avatagi. Aga tegelikult see kallim auto võib tulla odavam. Näiteks, kuivõrd võivad kõrvuti olla uhi uus hinnaga 50 000 ja selle kõrval aasta vana hinnaga 60 000, aga millele on paigaldatud paarikümne 000 eest lisavarustust. Uus on mõistagi uus ja see on omaette väärtus. Küll aga aasta vana on sisuliselt sama hea. Sellel on kehtiv tehase garantii. Sellel on lisaks muule paigaldatud ka juba see elementaarne, mille oma uuele paigaldaksid. Sest vaatamata sellele, et uus, mis on tulnud tehasest ja mis on nii-öelda reisikõlbulik, hakatakse sinna varem või hiljem ning rohkem või vähem vastavalt oma personaalsele vajadusele asju juurde kruvima. Seega antud näitena oleks otsene rahaline võit juba 10 000 eurot ning ära jääks asjade ostmisele ja paigaldamisele kuluv aeg. A-kategooria matkaauto, kabe Rootsi tootjalt, väga ilus, kallis ja hea varustusega auto ja justkui sellega ei olekski vaja midagi teha, võib reisile minna ja võibki. Küll aga nagu rääkisime personaalsest vajadusest tulenevalt, võib siia lisada erinevaid lisavarustusi. Samas on ka sellel autol teatud kitsaskohad, näiteks kapiruumi on vähe, müratase on hinnaklassi arvestades liiga suur, heli on lausa kohutav. Ja ka esimene voodi, kus on ette nähtud 2 magamiskohta, kus küll lapsed saavad magatud, aga 2 täiskasvanul on seal lihtsalt olla ka liiga kitsas. Ja et kõiki neid muresid lahendama hakata, tuli viia auto erinevate spetsialistide juurde, milleks esimeseks sai Tisler. Nüüd, kus oli selge, mida ja kuhu saab teha, tegi Tisler oma täpsed joonised, pani arvutisse ja kuna ta omab ka ülitäpselt CNC pinki, siis oli ainult nupu vajutamine ja masin hakkas lõikama. Otsustasime loobuda grillahjust, mis töötab gaasi peal. Kuivõrd selle taga olev ja selle peal olev vaba ruum oli kasutamata ja kui me olime selle ära võtnud, siis tekkis ääretult suur kapiruum. Ja kuna sellel autol oli ka tehase poolt olemas mikrouun, siis jäi alles toidu soojendamise võimalus ning kuna see mikrouun oli pandud väga ruumi raiskavalt selle kapi keskele, siis me otsustasime
viia ta alumisse äärde ja vabanes suur ruum ja tegime üles veel ühe kapi, kuhu saab panna väga palju asju, nõusid, mida iganes. Ja erinevalt enamusest matkaautodest, millel saab treppida sisse asju panna, siis kabe on teadmata põhjusel selle ehitanud kinniseks. Antud auto oli algselt 3-astmeline, meie meistrimees tegi ta 2-astmeliseks, mille tulemusena siis vabanes väga suur ruum, ehk siis see ülemine on väga sügav kuni põrandani ja alumine vaiba all olev avaneb samuti, kus on piisavalt ruumi asjade panemiseks. Selline nüüd on see voodi tehase seadus ja tehase laiuses. Madratsi sentimeetrite laiuselt justkui võiks siia 2 inimest mahtuda, aga tegelikult tagumine ots läheb ääre alla ja seal ei ole võimalik mugavalt olla. Ja selle tarvis me tegime eraldi konstruktsiooni ja panime ta siinide peal jooksma, ehk see sama voodi on võimalik paarkümmend senti laiendada. See on väga tugev, siin võib raske mees peal olla ja selle augu täiteks sai tehtud tellitud lausa käsitööna spetsiaalne õige tugevuse ja pehmusega madratsi tükk. Ongi olemas lai voodi, kus saab 2 inimest väga mugavalt magada. Ja kui juba Tisleri juures sai oldud, siis sai kõrvaldatud ka kabe üks üsna mõistmatu probleem, kus elamuosa lõpeb parketiga ja edasi läheb kummalisest materjalist matiga, mis on mõeldud küll jalgade soojendamiseks, vedeliksoojendusega matt, mis on ise tehtud tehases, aga mis näeb visuaalselt väga kole välja, kuhu astuda on kummaline nagu sohuvajuksid ja mida mõni aeg kasutades tulevad ääred lahti ja mille taha on võimalik palju komistada. Ehk siis see kõik sai eemaldatud ja jätkatud põranda tasapinnas parketiga kuni pedaalideni, mis siis hiljem vaipkatte peale pandud, ehk siis bussis käid sirgelt nagu kodus ühest toast teise. Ja nüüd, kus Tisleri poolt on tööd tehtud, on aeg viia masin oma ala teiste spetsialistide juurde. Ah jaa, silmanurgast tuli meelde, et kapp, mis siin on, sai ka ringi tehtud, kuna kabe võimaldab tehase poolt paigaldada maksimaalselt 22 tolli televiisorit. 22 tolli ei ole kõige rohkem ja oli soov saada suurem ja selle mure me ka lahendasime. Täna on siin 24 tolli televiisor ja kuidas? Hästi lihtne. Sisekülgede seintesse oli vaja freesida mõlemale poole sentimeetrised tsooned ja mille sees televiisor liigub ning toas on palju meeldivam televiisorit vaadata. Ja siit järjekordne näide kõigile matkaauto huvilistele või omanikele, et kui te käite midagi vaatamas, soovite osta, ei meeldi see sellepärast, et sinna ei mahu see, seda ei saa sellepärast, et meil oleks soov nii, siis tegelikult lihtsalt kaasa mõelda natuke, rääkida spetsialistidega ja ehe näide, et lihtsa vaevaga on võimalik lahendada erinevaid asju. Ja ma loodan, et minu jutust sai nii mõnigi mõne infokillu ja kui jäi midagi segaseks või on soov küsida või täpsustada, siis julgelt võib meie juurde pöörduda, selgitame meeleldi ja eelkõige alustaks uue auto toomisest, mis on meie igapäevatöö ja mõistagi tooks sellise auto, mida peaks kõige vähem ringi ehitama. Mobile autokeskus. Järelturu boss. Ideaalautos on autovahetus kiire ja lihtne. Meie müügisalongis ootab sind lai valik garantiilisi vähekasutatud autosid. Rootsist tellitud auto kätte vaid 7 päevaga. Autoportaalis saad lisada müügikuulutuse tasuta. Autoportaal.ee. Osta, müü, trendi. CFMoto ei ole selline kaubamärk, mis jõuliselt tuleb, ütleb, et siin on toode, anna meile raha, vaid CFMoto pakub inimestele tegelikult ka klientidele laiemat emotsiooni. Üks neist on CFMoto Classics. Mis asi see on? CFMoto Classics oli siis tehasepoolne initsiatiiv, leidmaks üles siis meie vanu kliente ja nende huvitavaid lugusid, mis on seotud CFMoto masinatega. Kuni 2019 aastani
masinaga inimene sai sellest osa võtta ja peavõitjad valiti välja siis igast riigist ja võitjad siis koos nii-öelda delegatsiooniga lennutati CF Moto tehasesse Hiina. See CF Moto Classic, see üritus tuli kuidagi väga ootamatult, et lihtsalt Motobis sain üks päev kõne, et kuule, me teeme siin mingit võistlust, et tuleme teeme ühe väikse videojupi ja siis seal vaatame, et peaauhind pidi olema mingi reis Hiina. Ma ei tea midagi sellest asjast, hea küll, tulge, teeme. Ja siis järgmine üllatus oli see, et suvel kuulutati välja, et ma ikkagi olen see Eesti nii-öelda osa võitja. Eesti finalistid olid Gregor, Enno ja Eesti võidulugu on Lauri. Hiinast tuli välja, et seal oli mingi üle 20 erineva riigi veel samasuguseid võitjaid, nagu mina olin. Ja siis seal veel siis põhimõtteliselt nagu täpik sii peale anti mulle veel üks lisaboonus nii-öelda kõige parema loo eest. Et siis pidi minema veel ka Itaaliasse motomessile sinna natukese tegema nii-öelda turundustööd neile. Nii et tuleb välja, et ühe mehe jaoks täiesti tavaline elu või elurütm võib olla tegelikult kogu maailma jaoks üks vau-efekt ju. Just nimelt jah, et ise ei ole nagu midagi spetsiaalselt selleks teinud, et see asi võiks nagu juhtuda. Aga lõpus sain teises maailma otsas põhimõtteliselt ära käia CF Moto kuludega ja see oli väga suur nagu äge kogemus. Avardas silmaringi kõvasti. Aga Lauri lugu oli huvitav, et tema ATV pärines siis esimesest konteinerist, mis jõudis Hiinast Eesti 18 aastat tagasi ja sellega ta sõitis 8-9 aastat. See oli siis 500 CF-i ATV, mille ta siis mingi hetk vahetas välja uuema 800 CF-i mudeli vastu. Puhtalt sellepärast, et tal tekkisid tingimused muutusid, tal oli vaja hakata rohkem tööd tegema, oli vaja võimsamad masinad. Me oleme nüüd Lauri lugu kuulnud, aga millist ägedate lugudega teised eestlased veel välja tulid? Ja, lugusid oli mitmeid ja üks lugu, mis mulle isiklikult nüüd meelde jäi, oli see, et meil oli üks noorherra, kelle unistus oli siis CF Moto ATV, nagu ta ise rääkis, just 500. Ja härra siis nägi soo.ee-s ideaalsed masinat enda jaoks, aga raha oli puudu ja mis ta tegi? Müüs maha väidetavalt kõik oma maise vara ja ninni-nänni selleks, et saaksin oma unistuse siis realiseerida. Kahjuks juhtus küll natuke kurb lugu selle koha pealt, et metsas mindi natuke uljaks, ATV sõideti natuke puruks, käib asja juurde ja ei olnud tal enam võib-olla vahendeid, et uusi plastikuid siis ostma hakata. Aga mis meie tegime siis CF Moto Classicsi raames tänu sellele, et tema oli siis huvitatud sellest konkursist osa võtma, kinkisime talle siis tänutäheks uued plastikud ja sõit sai jätkuda. Ei no tegelikult päris normaalne. Ole sõnu praegu. Ma annan sulle need asjad üle ära ilusti. Tõesti üli positiivne kogemus, et sa näed, et inimesele päriselt läheb see asi korda ja et see masin ja see tegu siis, et ta sai need uued plastikud, et see tekitas temas nagu ülimalt positiivse emotsiooni, et nagu jõulud oleks võib-olla varakult kätte jõudnud. Ürituse mõte ei olnud tekitada mingisugust turunduslikku furoori CF-i brändile, vaid see oli suures osas tänuavaldus CF Moto siis vanadele klientidele. Et see näitab seda, et CF Moto jaoks on olulised tänased, eelmised ja ka tulevased kliendid. Et näitab seda, et CF mõtleb laiemalt kui ainult seda, et tule meie juurde osta omale masin. Tegelikult on CF-il väga palju erinevaid muid turunduskampaaniaid või väga palju erinevaid samamoodi kliente hõlmavaid üritusiga toimumas kogu aeg. Minu jaoks see suhtumine ikkagi nagu muutis võib-olla seda arvamustesse, tootesse, võib-olla sellesse firmasse. Kindlasti ma viin seda sõnumit edasi ka kõikidele oma tuttavatele, kellele ma räägin, mida ma kõik nägin ja kus ma kõik käisin ja kuidas see kõik alguse sai. Ma arvan, et väga kõva nagu müügiargument või selles suhtes, et CF Moto on ikkagi nagu tegija. Ja see ei ole praegult pelgalt mitte müügijutt, vaid see ongi see teie mõte, teie emotsioon? Jaa, kindlasti. Kuna ma olen nii kaua ennega siin seotud olnud, siis minu jaoks on seal kodu juba varsti. Uute autode müüjatel on nii palju häid pakkumisi, et kuidas seal üldse navigeerida või need kõik pakkumised üles leida? Ega ongi keeruline, et inimesed, kes iga päev endale autot
ei osta ja ei müü, siis ongi keeruline hakkama saada. Et sellepärast autoportaal.ee ongi koondanud kõik uute autode pakkumised ühte kohta. Ja meil siis on täna esindatud kõik enim müüdud uute autode müüjad seal, alustades siis Škodast, Toyotast, Volkswagenist, Kiast, Renaultst, Hyundai'st, Cuprast, kokku siis üle 20 margi koos 2500 autoga. Ja soodustused on meil seal tõesti täitsa suured, et kui tuua näiteks Cupra, siis Cupra soodustused ulatuvad seal 10 000 euroni. Ja lõpetades premium brändidega, et täna on seal mitu BMW X5 pakkumist, kus soodustus ulatub 28 000 euroni. Kui varasemalt pididki käima erinevate autobrändide kodulehti uudistamas, et mida põnevat neil pakkuda on, siis täna on kõik need pakkumised ühes kohas. Täna on kõik need pakkumised ühte kohta kokku koondatud ja meil on ka see võimalus, et ei pea otsima siis mitte ainult hinna ja margi järgi, vaid on võimalik ka kuumaksu järgi otsida. Et kui on teada, mis kuu eelarve autole mõeldud on, saab selle meile sisestada ja vaadata siis, mis võimalused turult auto leida endale on. Üks asi on head pakkumised, aga teine asi on see, et kuidas need pakkumised ära vormistada, et autoportaalil on olemas ka finantseerimisvõimalused. Jaa, et autoportaal pakub täna parimaid finantseerimistingimusi turul. Mida see siis võib-olla autoostja jaoks tähendab, on see, et kui kasutatud autoostja kuu eelarve näiteks oli 150 eurot, mida ta sai siis kulutada kas liisingule või laenule, siis täna teadaolevatest traditsioonilistest autoportaalidest võis 150 eurose kuumaksega leida seal 7-8,500 eurot maksva auto. Siis täna autoportaalist, kui sisestada filtrisse kuumakse alates 150 eurot, siis meie pakume autosid kuni 12 000 eurose maksumusega. Ehk siis selle samma 150 eurose kuumaksega saab autoportaalist märkimisväärselt siis parema ja uuema auto. Kui palju autosid autoportaalis kuulutuste näol üleval on täna? Autoportaalis on täna ligi 12 000 autokuulutust. Ja endiselt on kuulutuse panemine tasuta, sest see on siiani väga populaarseks osutunud. Ja, et iga päev tuleb meil juurde aina uusi ja uusi kliente ja kuulutuse panemine on tõesti jätkuvalt tasuta. Ja lisan veel võib-olla juurde ka, et kui ma ennem rääkisin seda, et auto ostjal on kasulik tulla vaatama autoportaali, kuna sama kuumakse eest saab oluliselt kallim auto, siis see on ka kasulik automüüjale. Et me täna teame seda, et kasutatud autode turg on poole võrra kukkunud, ehk siis turult on ostjaid poole vähemaks jäänud. Aga kui kuulutada oma autot tasuta autoportaalis, siis tänu meie headele finantseerimistingimustele on ka ostjad tulk natuke laiem. Ehk siis need kliendid, kes vaatasid ennem natuke odavamat autot, saavad nüüd lubada endale natuke kallimat autot sama kuumakse eest. Ehk siis autoportaal ei ole ainult kasutatud autode portaal, et tundub, et siin seda uut autot hakkab ka ikka tulema. Ja, et me aitame siis nii uue auto ostjad kui ka kasutatud auto ostjad teha parem otsus oma uue auto soetamisel. Saade läbi ja nagu näete, me ei ole siiamaani veel Urusest välja saanud ja ega väga ei taha ka. Aga millised lood on meie järgmise laupäeva saates, saate juba teada õige pea. Aga minge hoidke silm peal ka meie sotsiaalmeediakanalitel ja pange YouTube'is ka subscribe, et näha, millised lood meil eetris läbi käinud on. Näeme järgmisel laupäeval 11.30 ikka Kanal 2.